Täna on päev, mil üks elu oluline lehekülg saab väärikalt lõpetatud ja jääb osaks teie minevikust. Teie ees avaneb uus rada ning veel kirjutamata lugu, mis ootab oma algust. Selle loo autor on meie tänane koolilõpetaja. Aja jooksul lisanduvad sellele ka kaasautorid, inimesed, kes nende teekonda rikastavad, suunavad ja inspireerivad. Palume saali tuua Eesti Vabariigi lipu, Rakke kooli lipu ning nende järel saabuvad saali meie tänased lõpetajad koos klassijuhataja Tatjanaga. Pärast lõpetajate sisenemist lavale laulame üheskoos Eesti Vabariigi hümni ning Rakke kooli laulu.
lõpetanud. Täna seisate siin mitte ainult lõpetajatena, vaid noorte inimestena, kelle südames on unistused, kelle mõtetes on teadmised ning kelle teekonda rikastavad kogemused, sõprussuhted ning soov vaadata loodusrikkalt tulevikku. Kristina Luger on kirjutanud, kes palju õpib, see palju teab, sest tilgast saab meri ja palju on hea. Iga lahendatud ülesanne, iga eksimus, iga õnnestumine ja iga eeskuvaldav avastus on olnud üks tilk teie teadmiste meres. Võite uhkusega öelda, et see meri on saanud piisavalt suureks, et kanda neid edasi järgmiste sihtideni. Aktuse avakõneks paluvad kõnepulti Rakke kooli direktori Külli Võsu. Teid vaadates, siin nurga taha hästi ei näe, aga ma ikkagi vaatan sinna, et tundub, et te olete valmis lõpetama selle eluetapi oma elus. Aastad on möödunud kiiresti. Te olete selle aja jooksul palju õppinud ja ma ei mõtle ainult matemaatikat, ajaloo aastaarve või grammatikareegleid. Te olete õppinud midagi palju enamat. Te olete õppinud olema meie ühiskonna liikmed, olema sõbrad, hoidma kokku ja seisma üksteise eest. Meie Rakke kool on väike ja kodune, kuid väärtused, mida me oleme püüdnud teile kaasa anda, on väga olulised. Te olete nende aastatega õppinud märkama ja hoidma oma kaaslasi, olema töökad ja mitte alla andma. Kui miski kohe välja ei tule, siis ei anna alla. Te olete õppinud väärtustama oma kodukohta ja inimesi enda ümber. Just see hoolivus, siirus ja tugev tahe ongi see, mis jääb neid saatma igal pool, ükskõik kuhu teid viib teie käekäik. Te teate, et suured saavutused ei sünni üleöö. Iga püüdlust ja pingutust kroonib lõpuks edu. Ja seda tunnistab ka see, et täna saate te kätte väljateenitult oma lõputunnistused. Te ei ole tänasesse päeva jõudmiseks läbinud oma teekonda, aga üksi. Täna saame öelda aitäh ka neile, kes on teie selja taga seisnud, ka siis, kui kõik ei ole läinud päris nii, nagu te olete soovinud. Head vanemad ja pered, aitäh teile usalduse, kannatlikkuse ja armastuse eest. Te olete olnud oma lastele kindlaks tagalaks, lohutanud neid ebaõnnestumiste korral ja rõõmustanud koos nendega iga väiksemagi võidu üle. Tänane pidupäev on samavõrd ka teie oma, nagu teie laste oma. Armsad õpetajad ja koolipered. Te olete teinud enamat kui lihtsalt oma tööd. Te olete andnud nendele noortele kaasa tükikese iseendast, suunanud neid tarkuse ja südamesoolusega. Aitäh teile, et uskusite nendesse noortesse, isegi siis, kui nad võib-olla iseendas kahtlesid. Aitäh, et kuulasite, mõistsite, lohutasite ja juhatasite neid läbi kõigi põhikooli rõõmude ja murede. Suur tänu kogu meie kooliperele, kes te igapäevaselt nendesse noortesse oma südamesoojust panustasite. Kallid lõpetajad, täna lõpeb üks peatükk teie eluraamatus ja algab uus.
See uus peatükk on puhas leht, mille peale peate te hakkama kirjutama ise. Kirjutage sinna üks ilus, julge ja põnev lugu. Ärge kartke unistada. Maailm vajab teie energiat, teie ideid, teie julgust ja teie värsket vaadet. Astuge edasi teadmises, et eksimine on vaid osa õppimisest ja iga takistus on õppetund, mis teeb teid veelgi tugevamaks. Uskuge endasse ise ka niisama palju, kui meie siin teisse oleme uskunud. Meie siin Rakkekoolis peame teid alati meeles. Meie uksed ja südamed on teile alati avatud. Tulge ikka tagasi, jagage oma rõõme ja võite, sest te jääte alatiseks osaks meie kooliperest. Soovin teile südamest tuult tiivadesse, suurt õnne ja et te jääksite alati just headeks ja armsateks inimesteks, nagu te täna olete. Palju õnne teile, Rakkekooli lõpetajad 2026! Ja nüüd saab sõna Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla. Tundub, et direktor tegi hääle tõesti mikrofoniga ära ja ma saan juba vabalt rääkida. Ja koolijuht, need õpetajad, lapsevanemad, vanavanemad, meie õpetajate sõbrad ja kindlasti tänase õhtu tähed siin laval ja klassijuhatajad. Kui ma tavaliselt alustan teist, kes te laval olete, siis tänasel päeval tahaks öelda kõigepealt suur tänu kõigile õpetajatele, direktorile ja koolitöötajatele. On ju olnud teie roll oluline ja toetav, et need tublid laval istuvad noored jõuaksid tänasesse päeva. Samas HTM ja sealt oma mõtteid, kus tuleb üha uusi reforme, millal teha lõpueksameid, kuidas atesteerida vanemõpetajaid või koolijuhti või milline on õiglane alampalk riigi või siis munitsipaalkoolis. Lisaks teemad laiast maailmast ja ka Eesti ühiskonnas on pingelised. Mis alata, need pinged jätta ka oma jälgi nii meie igapäevaellu kui ka siia Rakkekooli. Kui te olete hakkama saanud, aitäh, et olete olnud need head Rakkevapil olevad öökullid, kes hoiavad seda haridustuld õige leegiga põlemas. Ja vaadates siin saalis ringi, võime öelda, et Rakkekoolis on eestlaslikud eluhoiakud või ka loodusväärtused hästi hoitud. Olgu selleks viimaseks näiteks värskelt välditud keskkonnamärgis roheline lipp. On ju rohelist lippu omamas koolis, keskkonnahoiu ja säästliku mõtteviisi kaasavad nii õpilased, õpetajad, koolijuhtkond kui ka lapsevanemad. Head õpetajad, olete läbinud tõesti ühe etapi oma eluteest, läbinud Rakke põhikooli ja sellel piltlikul matkal teinud tohutu portsu kontrolltöid, liitnud, lahutanud, korrutanud, jaganud, laulnud, tuuletanud, viinud ajalukku või katseklaasi, õppinud pealinnu, maavarasi, erinevaid keeli, kuid ka rippunud ja loopinud siin samas saalis vabaviskeid. Ma tean, et ka mänginud trumme või saksofoni. Ehk teinud kõiki neid asju, mis jäävad kõige esimese tarkuse päeva ja tänase lõputunnistuse vahele. Täna ja siit edasi saate neid matkal kasutatud teadmisi kasutada, teha järgmine valik. Mis edasi? Valida, millist teed mööda te edasi käite, olgu selleks gümnaasium või kutseharidus, kui valida tuleb teil igal ühel ise
oma tee. Siin saalis on sinimustvalge lipp ja traditsiooniliselt kased lõhnavad. Ja nüüd me näeme saalist, milline näeb välja Rakvere kooli 2025-2026 aasta lend. Me võime öelda, et teil on üks ühine katusnimi, säravad Rakvere kooli 9. klassi lõpetajad. Ühe korraga kokku üks kihvt 9. klass, kuid ühe korraga ka iga 11 erinev. Järgmist valikut tehes soovitan teil rääkida oma perekonnaga, heade tuttavatega, kuid kasutada ka siin Rakvere koolis olnud matkal saavutatud teadmisi. Te ju tunnete, et osa õppeained on kergemad, huvitavamad, paeluvamad. Mõistlik ongi käia seda rada, mis paelub ja millest ennast tugevalt tunnete. Vanavanemana soovitan teil tõsiselt kaaluda võimalust jätkata uuel õppeaastal Väike-Maarja gümnaasiumis. Nädala pärast on seal tõeline medalisadu, 4 kulda ja 1 sõber. Ja meie gümnaasium saab ka selliseks uue kasuka, kui koostöö on ju haridusvõrgus olemas. Te olete juba käinud gümnaasiumi väärtustoas ja teate, milline on staadion või ka gümnaasiumist, kus saab omandada eesti keelt eesti keeletammiku kõrval. Kuid Väike-Maarja gümnaasiumis annab võimalus olla kodus, õhtuti kodus, oma vanemate ja oma koduseinte toetusel. Aitäh teile, head lapsevanemad ja vanavanemad, olete oma lastele või lastelastele olnud alati toeks ja andnud neile endast palju ja ka kindlasti parimat nõu. Teie kaaslapil on täna siin lõpetamas Rakvere põhikooli, kuid teiega koos teevad täna järgnevaid valikuid. Head lõpetajad, ma soovin teile, et teil jätkuks piisavalt eneseusku ning lihtsalt ka seda lihtsalt õnne vahel olla õigel ajal õiges kohas. Teie tänaste lõpetajate seas on ka üks kiitusega lõpetaja, kelle kontol on võib-olla juba väike rahaline preemia, kui palun siia tulla ja Lille ja käesoleva aasta ühe valla aastateol kandideerinud raamatu vastu võtta 9. klassi lõpetaja Ketrin Poolmaa. Ja laval on, ma ei tea, kas Sireli värvides on natukene ka nukrust. Klassijuhataja, palun tahan ka sulle kinkida õisi sellise tänase rõõmsal, kuid kindlasti ka nukral päeval. Aitäh sulle, klassijuhataja! Muusika aitab vahele sõna, mida sõnad täielikult väljendada ei suuda. Kuulame laulu Rakvere muinasjutt. Esitab Grete ja Liise. Oh
katsumusi või ka võita. Ka luuleridadesse on peidetud tarkust, mis saadab meid kogu elu. Kui külvad, siis lõikad ja kui sõuad, siis jõuad. Just nende kogemuste kaudu olete kujunenud inimesteks, kes seisavad siin täna kui põhikooli maratoni edukad lõpetajad, karastunud, targemad ja loodetavasti ka veidi elutargemad kui stardis. Teid on edasi kandnud püsivus, töökus ja tahe tegutseda ka siis, kui ülesanded tundusid keerulised, äratuskell oli ebaõiglaselt varajane ning nädalavahetused põhjendamatult lühikesed. Teisisõnu, üks oluline etapp teie haridusteel on edukalt läbitud ning järgmised avastused ootavad juba ees. Kätte jõudnud hetk, et mida olete oodanud ehk juba 9 aastat. Te saate kätte põhikooli lõputunnistused, et minna püüdma järgmisi sihte. Palume siia ette Rakkekooli direktori Külli Usu, juhiabi Külli Talli, Väike-Maarja vallavanema Indrek Keskla ning klassijuhataja Tatjana Tihhanova, et üle anda meie tänastele lõpetajatele 9. klassi lõputunnistused ja tänada nende vanemaid. Rakkekooli direktori käskkiri 12. juuni 2026, number 4.25, põhikooli lõpetamine. Põhikooli riikliku õppekava paragrahv 23 ning Rakkekooli õppenõukogu number 5, 3. juuni 2026 otsuse alusel lugeda põhikool lõpetatuks ning anda välja põhikooli lõputunnistused järgmistele õpilastele. Kiituskiri väga hea õppimise eest, Ketrin Poolma. Ketri. Tänukiri hea õppeedukuse eest, Triinu Aru. Tänukiri hea õppeedukuse eest, Karel Kurvits. Elisa Teede.
Miro Elbrand. Mari Kolmus. Markus Kull. Oskar Lorents. Patrik Päntel. Karl Marko Varitso. Holger Vessil. Anni-Liis Viru. Täname kiituskirja ning hea õppeedukuse tänukirjaga lõpetanud õpilaste vanemad Ville ja Raivo Koolmaa.
Katrin Aru. Ja Ragnar Urvits. Klassijuhataja Tatjana Tihhanova. Head lõpetajad, lapsevanemad, kolleegid ja külalised. Täna on päev, mida olete oodanud 9 aastat. Päev, mil saate lõpetada olulise etappi oma elus ja astuda vastu uudele väljakutsele. See on päev, mil rõõm, uhkus, elevus ja võib-olla ka väike nukrus kohtuvad ühes saalis. Kallid kuulajad, veel üsna hiljuti astusite koolimajja väikeste ja uudishimlike lastega. Mõnel oli kott peaaegu sama suur kui tema ise, mõnel silmis väike kartus, teised sündib põnevus. Tänaseks olete kasvanud noorteks inimesteks, kellel on oma arvamused, unistused, eesmärgid ja väärtused. 6 aasta jooksul, mil olen teiega koos olnud, olete õppinud palju rohkemat kui matemaatikat, emakeelt või ajalugu. Olete õppinud sõprust, koostööd, vastutust, petmustega toimub tulemist ja rõõmu saavutustest. Olete õppinud, et alati ei pea kõik õnnestuma esimesel korral, kuid oluline on proovida uuesti. Klassijuhatajana on mul olnud privileeg näha teie kasvamist ja arengut. Olen näinud, kuidas te toetate üksteist, kuidas näerate koos ja vahel ka vaeldes õppite üksteist paremini mõistma. Igaüks teist on omanäoline ja eriline. Just see erinevus on muutnud teie klassi selliseks, nagu ta on. Olen kindel, et igaühel teist on olemas oskused ja tugevused, mis aitavad teid leida oma tee tulemus. Täna ei lõppe õppimine. Vastupidi, algab uus peatükk. Mõni jätkab õpingut gümnaasiumis, mõni kutsekoolis, mõni avastab uusi võimalusi. Ükskõik, millised
teede valik. Uskuge endasse ja ärge kartke unistada suurega. Ärge laske ebaõnnestumistel end teatada, sest sageli õpetavad just raskused meile kõige rohkem. Soovin, et te säilitaksite uudishimu maailma vastu, julgust teha valikuid ning oskust näitada enda kõrval olevaid inimesi. Hoidke oma sõpru, väärtustage oma lähedasi ja pidage meeles, kust te tulete. Suur tänu lapsevanematele, kes olnud oma laste kõrval kogu selle teekonna lõigus. Teie toetus, kannatlikkus ja hoolimine on aidanud meid jõuda tänasesse päeva. Austatud kolleegid, tänan teid igakülgse abi ja mõistva suhtumise eest. Kallid lõpetajad, täna võite olla uhked iseenda üle. Te olete selle hetke välja teinud. Võtke kaasa kõik head mälestused, õppetunnid ja kogemused ning astuge julgelt edasi. Soovin teile õnne, edu, tarkust ja palju rõõmu teie tulevastel teedel. Palju õnne põhikooli lõpetamisel. Aitäh! Täna saadud tunnistus ei tähenda lõppu. See on hoopis esimene samm järgmise teelahkmeni, kus tuleb teha valikuid oma tuleviku kujundamiseks. Sageli on kõige keerulisem teha otsus, alustada. Kuid iga teekond saab alguse julgusest edasi liikuda. Teie ees avanevad rajad ja võimalused. Ning just teie valikutest hakkab hargnema järgmine lugu teie eluraamatus. Nüüd saab lõpetajate nimel sõna 9. klassi esindaja Ketrin Noorma. Lugupeetud direktor, vallavanem, õpetajad, kallid lapsevanemad, külalised ja kaasõpilased. Meie aeg on tänase päevaga Rakke koolis lõpusirgele jõudnud. Seisame siin teie ees kui värskete põhikooli lõpetajatena. Päev, mida oleme 9 aastat pikisilmi oodanud, on saanud reaalsuseks ja isegi kiiremini, kui seda aimata oskasime. See oli justkui alles, kui klassijuhataja meile esimesed aabitsad ulatas ja meie koolimaja uudistasime. Nüüd jätame selle koolimajaga ja siinsetega hüvasti. Sageli võrreldakse inimese arengut puu kasvamisega. See on terve elu kestev protsess. Et jõuda kõrgele on vaja tugevat vundamenti, tugevaid juuri, mis püsiks kindlana ka kõige tormisemal ajal. Meie saime oma juured siit, Rakke koolist, mille najale võime julgelt toetuda, kui oma oksi taeva poole sirutama hakkame. Ja ei meid murra siis miski. Karl Ristikivi on öelnud, ka sisaniku tee kivi jätab jälje, kuigi me seda ise ei näe. Iga mõte, mis tuleb ja läheb, jääb kuhugi alles. Need 9 aastat on jätnud jälje meisse nii meie omakorda siia kooli. Olgu mõni nähtamatu, teine silmale täiesti nähtav. Need kõik on osakesed unustamatust loost,
mille me üheskoos kord kirjutasime. Meie lugu sai alguse õpetaja Viivega. Aitäh, et aitasite neil teha esimesi samme kooliteel. Teiega õppisime märkama, küsima, avastama. Õppisime, et kool pole pelgalt koht teadmiste omandamiseks, vaid ka kohaks, kust meist kasvab inimene. Markus? Suur tänu meie klassijuhataja Tatjanale. Teie olite meie kõrval ajal, mil meist on saanud noored inimesed, ise oma unistuste, eesmärkide ja eripärasustega. Teie uskusite meisse ka kõige lootusetumas olukorras, sest just teie teadsite, milleks me suutelised oleme siis, kui me seda ise ei uskunud. Olge. Täname südamest kõiki aineõpetajaid. Teie kõik olete andnud oma panuse meie juurde tugevdamiseks. Mõni õpetas meid loppflööti kuulama, mõni digitamme tegema, mõni ruutvõrrandit lahendama või hoopiski vesivärme kasutama. Kuid tegelikult õpetasite meile midagi kordades olulisemat. Kuidas liikuda edasi ka siis, kui kõik esimesel korral ei õnnestu. Samuti täname kooli juhtkonda, tugispetsialiste, kokkasid, koristajaid ja kõike neid, kelle panus ei pruugi silma paista, kuid tänu kellele on kool hea ja hubane paik, kus viibida. Meil on ka inimeste poolt sõnumeid, kuigi neid ei tulnud. Lasteaed, armsad 10. lennulõpetajad, suur tänu teile kutse ja meelespidamise eest. Soovime teile kõigile palju edu, jõudu ja rõõmu koolide jätkamisel. Olgu ees ootavad väljakutsed põnevad ning täis uusi teadmisi ja toredaid kogemusi. Kahjuks ei ole meil võimalik teie lõpuaktusel osaleda, kuid mõtleme sel tähtsal päeval teie peale ning elame südamest kaasa. Helen Portman, õnnitlen kõiki lõpetajaid ning soovin edastistel väljakutsetel edu tuuli tiibadesse. Meili Kere, soovin kõigile lõpetajatele palju õnne ja tänamumise eest. Ja loomulikult meie siirad tänu kuulub loomulikult meie kallitele vanematele.
aitäh teile teie tingimusteta armastuse, hoolivuse ja kindlustunde eest, et ikka ja alati olete meie kõrval olnud. Teie nägite meis potentsiaali olla parim versioon iseendast ning innustasite meid selle jaoks vaeva nägema. Vaid möödunut. Täna vaatame edasi ka tuleviku suunas. Täpselt veel ei tea, kuhu meie teed viivad, kuid kõiki vastuseid ei peagi veel täna teadma. Doris Karev on kirjutanud, elu ei ole lugu, vaid lootus ja loomine. Võib-olla just selles peitubki tuleviku ilu. Kõik ei ole veel valmis kirjutatud. Kõige põnevamad peatükid ootavad oma sees. Kallid kaaslõpetajad, julgegume käia oma rada mööda, isegi siis, kui see teiste omast erineb. Jätkugu meil uudishimu enesearenguks ja julgust unistada suuremaks. Soovin, et ükskõik, kui kaugel elu meid ka ei viiks, jääks meil alati veel koht, kus see teekond kord alguse sai. Aitäh Rakke koolile, siinsetele inimestele ja klassikaaslastele, kellega koos me selle raja läbi käisime. Ilusat teed meile! Järgmiseks saab sõna lapse vanemate esindaja Silver Viru. Austatud direktor, vallavanem, head lapsevanemad, lugupeetud õpetajad ja kallid lõpetajad. Head saalis viibijad, oleme täna siia kogunenud, et tähistada järjekordset kooliaasta lõppu. Teie, kes täna siin lõpetate, olete juba 9 aastat õppinud Rakke koolis. Olete just täna, te olete 9 aastat tulnud peaaegu iga päev kooli. Iga päev koolimajja uksest sisse ja saanud kokku oma klassikaaslastega ja läinud koos mööda eluks vajalike teadmiste kogumiste teed oma õpetajate abiga. Olete õppinud eesti keeles 14 käänet, matemaatikast selgeks saanud kujundite pindale ümber mõõdud valemi ning hüppanud üle kitse niisama osavalt kui üle puberteedi ja muude igapäevaprobleemide. Teie e-kooli on tulnud nii negatiivseid kui ka positiivseid hindeid.
ühtlasti ka põhikooli ning ühe eluetapile. Järgmise kooliaasta valib igaüks ise, kas jätkab kutsekeskkoolis või gümnaasiumis. Ja seegi kestab 3 aastat. Ja siis istuvad lapsevanemad taas saalis ja saavad teie üle uhked olla. Aga nad teavad, et see pingutus oli seda väärt. Lapsevanemad, toetage oma lapsi. Hoolimata sellest, et on ka aegu nii kergeid, ka raskeid. Lõpetuseks ma soovin teile õpetajad ilusat suve nautimist ja hetkega ära uue kooliaja algust. Hoidke oma õpetajate jagatud tarkusi meeles, sest seda läheb teil tulevikus edus vaja minna. Olge tublid. Siis lõpetuseks tahan kallid õpetajad väikese meene anda üle teie klassijuhatajale Tatjanale. Muusika on olnud teie klassi lahutamatu kaaslane, nii et kui tulevik vahel tundub veidi tundmatu, võite alati meenutada, et vähemalt ühe asjaga olete juba selgeks saanud. Kuidas olla Sankar seiklusfilmis ja liikuda julgelt edasi? Ka siis, kui järgmine seiklus alles kirjutamist ootab. Kuulame laulu Minus on tuld, esitab Kärat Käral.
ema keele või keeled, kuni need minu sees mind just tõeliseks teeb. Minus on tuld, minus on tormi, väike tuld tahet vormi. Minus on jõudu, kirja hoogu, olen vaid vist meeldustoogu. Lõikes enda teo ja enda naeruga nakanda. Sädelid killas ja sinna, tantsin ees magana. Jõgel kuuma, välja peal suura, aina peab minema. Soovides olla, endale tulla, mõni siis endale. Igas ühes teist on midagi ainulaadset. Te olete rohkem kui tunnistus või hinnete leht. Te olete usk iseendasse, aastate jooksul omandatud teadmised, kogutud kogemused ja valgus, mida kannate endaga edasi igasse järgmisse päeva. Just need väärtused aitavad teil leida oma tee ning kujundada maailma enda ümber paremaks. Just see usk iseendasse aitab avada uksi, mille olemasolust te täna võib-olla veel ei teagi. Armsad lõpetajad, maailm muutub kiiremini kui kunagi varem. Mõned ametid, mida hakati pidama, ei ole võib-olla veel loodudki, kuid üks oskus jääb alati väärtuslikuks. Julgus õppida, kohaneda ja proovida uuesti. Hoidke alles uudishimu, esitage küsimusi, otsige lahendusi, looge midagi, mida varem pole olnud. Hoidke alles oma avastumisrõõm, tegutsemistahe ja sisemise sõna. Astuge kartmatult vastu sellele, mis on nüüd tundmatu ning pidage meeles, et just seal ootavad teid kõige põnevana kogemused. Öelge sagedamini uutele suundadele ja ootamatutele väljakutsetele. Uskuge oma mõttejulgusse ning ärge lubage kellelgi seda seada piire sellele, kui kaugele teie sihid võivad ulatuda. Elu ei oota kõrvaltvaatajaid, see kuulub neile, kes löövad kaasa, võtavad vastutuse ja kujundavad oma tee ise. Meie tänase akluse lõpetab laul, mis vaatab tulevikku sama julgelt nagu teiegi. Kuulame laulu Me käed maailma, esitavad Grete Eliise ja Käräke Saar. Üks, kaks, kolm, seda vanemad, üks, kaks, kolm, keeletu
hea, mida olete siit koolist saanud. Teid ootavad ees uued horisondid. Ärge oodake end ideaalselt hetke. Sageli süüa kõige ägedamad lood siis, kui lihtsalt julgete alustada. Säilitades ruumi avastada, väärtustage oma ideid ning julgege proovida siis, tulemus pole alati ette teada. Teil on võimalus luua midagi sellist, mida varem pole olnud. Seepärast astuge julgelt edasi. Maailm ootab teid. Soovime teile kindlat jalgadust, avarat pilku ning julgust käia oma rada. Sellega on Rakvere kooli 2026. aasta 9. klassi lõpuaktus lõppenud. Esmalt lubame